Tere hommikupoolikut minu poolt ka. Andmepõhisest kultuurikorraldusest on räägitud, ilmselt räägitakse edasi. Mina räägin siia vahele ühe kirgliku armastusloo. Mitte loetud hulga eksootiliste puuviljade vastu, vaid meie oma peatselt loodetavasti volikogus kinnitamist leidva kultuuristrateegia Q35 vastu. Muidugi ma pean tõdema, et isegi abilinnapea ei loe linna strateegilise arengu dokumente sellise kirega. Ja küsimus on üldse, et miks on vaja kultuuristrateegiat? Mis on nagu need küsimused, millele on vaja sellisel tasemel vastust, sest igasugune bürokraatia ju tapab loova kultuuri. Ja seetõttu ma sõelusin välja sealt strateegiast mõned teemad, mis on minu kui linnavalitsuse liikme, kelle portfelli kuulub ka kultuurivaldkond, jaoks just strateegilisel tasemel olulised ja mis aitavad teha seda tööd paremini ja teha seda paremas kooskõlas kultuurikorraldajatega. Muidugi ma ei tea üldse, miks mina sellest räägin, sest eelkõneleja oleks võinud sujuvalt edasi minna, aga olgu. 3 sellist keerukust, sõna probleem ei tohi ju kasutada, mida mina olen oma igapäevatöös korduvalt kogenud kultuuriga seoses on need. Kultuuris on igaüks ekspert ja seda nii natukene iroonilises võtmes, kui tegelikult ka. Igaüks on oma kultuurikogemuse ekspert ja kultuuristrateegia ehk selline põhimõtteline otsustustasand peab aksepteerima seda. Inimene teab, mis talle meeldib ja me ei tohi minna talle ütlema, et see Ragnar, mis sulle meeldib, on täielik jama. Vaata, vot see on hea film, hakka nüüd seda vaatama. Peab meeldima. Peab meeldima on Kaitseliidus meil väljend. Teine keerukuse koht on see, et eriti Tartus ei ole põhjust rääkida, et meil on kultuur ja siis meil on mingid subkultuurid, eks ju. Kultuur on iga ennast eneseküllaldaselt kirjeldav terviklik süsteem, mis pakub selles protsessis osalejale terviklikku kogemust ja enese leidmise võimalust ja nii edasi. Ma olen semiootikhariduselt, kultuuriteooriast ma võin rääkida ümmargust mulli palju kulub. Aga kõik on kultuur, kõik kultuurid on olulised, eks ju, kõike me toetame, kõike me aktsepteerime, aga kust siis tuleb see vau-efekt, see, kui me koondame oma fookuse kuhugi, ütleme, nüüd paneme kõik õlad kokku ja ütleme, et see on meile prioriteet. Et küsimus nagu hajuvusest ja koondumisest. Ja 3. on see, et aga mis see kultuur siis on, kust tema piirid on? Riigikaitsest on siin juba täna, eks ju, räägitud. See on huvitav kultuuriteoreetiline küsimus. Kultuuristrateegia dokumendi mõistes on oluline kokku leppida, et millega linn siis nagu tegeleb ja kuhu ta raha paneb kultuuri märksõna all. Mida rohkem me ütleme, et see on ka kultuur, seda ühtlasemalt see raha laiali jaotub ja see ei ole ju ka omaette eesmärk. Et sellised 3 nagu keerukust on need, mis mina olen välja võtnud sealt kultuuristrateegiast ja tutvustan teile siis, et kuidas ta neile 3 vastab. Esiteks, õnne valem Tartus on see, mis on meid tegelikult juba siia toonud. Ma tsiteerin ilmselt iseennast, aga kindlasti veel teisi inimesi ka. Me ei kandnud Euroopa kultuuripealinna tiitlit uhkusega ja hästi välja mitte sellepärast, et me oleksime põhimõtteliselt hakanud midagi täiesti teistmoodi tegema, vaid et meie põhimõtted olid juba varemalt enam-vähem paigas ja me tegime neid lihtsalt kiiremini kõrgemale kaugemale ehk Tartu kultuurielu korralduse põhimõte on see, et kultuuri korraldab kultuurikorraldaja ja mitte linnavalitsus. Ja linnavalitsuse ülesanne on kultuurikorraldajat võimestada. Ja uus kultuuristrateegia kordab selle põhimõtte üle ja ütleb, jah, nii on. Ja see on väga oluline, sellepärast, et me ei tea, mis peale valimisi saab, me ei tea, millised eksperdid pääsevad linnavalitsusse ja milline on nende arusaamine sellest, mis on õige ja hea kultuur, eks ju. Nii et see, et me oleme toonud selle otsustuse tasandi linnavalitsusest tegelikult, isegi samm allapoole ekspertkomisjoni tasandile, tagab selle, et milline iganes on linnavalitsus, meil on mingi teiega koos tehtud kokkuleppe selles osas, kuidas me seda kultuurivaldkonda korraldame, rahastame ja nii edasi. Ja see, kuna see on linnastrateegiline dokument, mille kinnitab volikogu, see ei ole võimalik seda klõpsti üle öö muuta. Ja see on oluline järjepidevuse mõttes.
linnavalitsus jätab endale ka rolli, et me korraldame üksikuid mainesündmusi alates vabariigi aastapäevast ja iseseisvumise taastamise päevast, aga valguskülad, sellised linnapäev muidugi, eks ju, et linnal on õigus ka kultuuri korraldada, aga see mass tuleb ikkagi ka siit saalist. Teine küsimus siis, et prioriteedid ja kultuurid ja kultuurikesed ja subkultuurid ja kogukonnakultuurid ja nii edasi ja nii edasi. See põhimõte jääb kehtima. Linnavalitsus ei ütle strateegiadokumendis, et siin on lõplik loetelu aktsepteeritud kultuurižanridest. Kohe üldse ei ütle seda. Aga minu jaoks on oluline, et meil on 2 nimelist protsessi seal strateegias mainitud. Ja üks neist on täna siit juba läbi käinud, Siuru. Ja seda Siuru nime on veel vaja korrata. Enne kui ehitushange on lukus, võivad veel asjad muutuda. Nii et kordame veel üle, Siuru on oluline. Teine on, kuidas iganes nüüd see täpselt õige nimetus tal on, UNESCO kirjanduslinn Tartu, ehk see, et me juba 2013. aastast oleme linnavolikogu otsusega ja linnavolikogu on ka minu post, ta on kõrgem otsustusorgan Tartus. Oleme UNESCO loovlinnade võrgustiku liige kirjanduslinnade kategoorias. Et see on üks kultuurivaldkonnas kõige olulisem, kõige kõrgetasemelisem rahvusvaheline kokkulepe, mis meil on. Kanname siis selle auga välja. Ja need mõlemad sellised strateegiliselt nimetatud asutused, protsessid, kuidas me iganes ütleme, on minu arvates võimaldavad. Nad ei ole piiravad. Me oleme seadnud oma prioriteedid selliselt, et sellest saavad võita kõik kultuurikorraldajad. Igaüks saab suhestuda Siuruga, mitte ainult kunstimuuseum, raamatukogu ja elektriteater, eks ju. Tuleb lihtsalt mõelda, kuidas mina saan Siuruga suhestuda oma sündmusega. Ja täpselt sama asi on kirjanduslinnaga ka. Et ma arvan, et need prioriteedid on päris hästi valitud, mitte välistavad, vaid võimaldavad. Tegin kiire uuringu. Kui toksida Google'isse, kuulen sõna kultuur, käsi haarab, mille järgi, eks ju, siis vastuse variandina on küllaltki morbiidsed. Ma ei tea, mida seal teeb Karl Marxi Kapital, aga erinevaid relvalaadseid objekte on 3 korral mainitud. Et no mis siis on kultuur tõsiselt rääkides? Kas pubi- ja klubikultuur on kultuur? Loomulikult on. Kas kehakultuur on kultuur? Tsiteerin siin Eesti suurkuju Oskar Kallast, kes kordas vana maksiimi, et terves kehas terve vaim ja tahtis just jõledust teha, et hakata poistele koolis jalgpallimängu õpetama. Selle eest lasti ta õpetajaametist lahti. On terves kehas terve vaim, kehakultuur on ka kultuur. Toidukultuur on kultuur, loomemajandus on kultuurivaldkond, nii edasi, nii edasi, nii edasi. Aga nüüd küsimus on selles, et aga mis me sinna strateegiadokumenti paneme? Strateegiadokument annab linnavalitsusele mandaadi, aga paneb ka kohustuse teatud valdkondi vaadata terviklikult koos. Ja võt siin on nüüd oluline erinevus võib-olla eelmise strateegiaga, mida me ka kõik palavalt armastasime Q30. Ja see on see, et haridus, noorsootöö ja spordivaldkond on sellesse strateegiadokumenti nüüd juurde toodud. Ja järgmine linnavalitsus peab vaatama, siin on mingi ühiskondlik kokkulepitud ootus, et me vaatame neid asju omavahel koos ja ei mõtle ainult selle peale, kuidas laps koolis saaks tarraks ja muuseumis saaks muuseumielamuse, vaid kuidas muuseum toetab meie koole ja kuidas koolid toetavad meie muuseume. Asjad peavad olema lõimitud mõlemad pidi. Ja nii edasi, eks ju. Et need on minu jaoks olnud 3 keerukust. Kultuuristrateegia pakub neile 3 vastust ja mina olen nende vastustega rahul. Loomulikult kultuuristrateegia ise ei lahenda mitte ühtegi probleemi, keerukust ega ei korralda kultuuri. Aga nüüd enne, kui ma saan lõppsõnad öelda, korraldajad tegid märkuse. Ma tohin seda slaidi kasutada siis, kui kõik teavad, mis asi on entroopia. Käsi püsti, kes ei tea, mis asi on entroopia.
Nii, härra minister ei tea, mis on entroopia, aga hea, selgitame härra ministrile siis. Entroopia on termodünaamikast tulev mõiste, mis siis kirjeldab, et universumis kõik pürgib madalama energeetilise taseme poole, ehk korrastatus kogu aeg laguneb kaoseks. Tsiteerides Uku Maasingut, pikkamisi suureks kasvab kadu. Ja pärast tuleb justkui rahesadu. Minu jaoks tähendab kultuur pidevat vastutöötamist entroopiale, pidevalt püüet mõtestada kuidagi meid ümbritsevat kaost ja luua selles struktuure, mis ka helisevad kaunilt, kõlavad kaunilt, on silmale kaunid vaadata ja aitavad meil kuidagi seda kaootilist maailma terviklikult tajuda. Ja see on protsess. Ja selle protsessi juurde kuulub mitte ainult kultuuri loomine ja tarbimine, vaid ka sellest rääkimine ja milleski kokku leppimine. Kultuuristrateegia on ju sündinud väga paljude siin saalis viibijate sisendist. Ja see protsess on osa kultuurist. Kultuuri kirjeldamine, nii kultuurikriitika kui ka kultuuri arengudokumendid. Nii et kultuuristrateegia Q30 saab kultuuristrateegiaks Q35 2 nädala pärast volikogus ja seejärel, ma loodan väga, alustab osakond tööd kultuuristrateegia Q40 kokkupanemisel, aga seni armastan teid Q35 ja tagasi, aitäh!